Tere, hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates on meil teemaks Tallinna liikuvuskava. Räägime liikuvuskava projektijuhi Mari Jüssiga, mida kujutab endast liikuvuskava Tallinna ja Tallinna lähivaldadele. Samuti on meil teemaks liikluspsühholoogia, kus saame esitada küsimusi tuntud liikluspsühholoog Gunnar Meinhardile. Käsitleme ka liiklusraevu ja riski vältimist. Saame ka intervjuu inimeselt, kes on üle elanud raske liiklusõnnetuse ja tema jutus on mitmeid olekseid, mida ta oleks teinud teisiti enne liiklusõnnetust. Ja möödunud nädala liiklusraport. Möödunud nädala Tallinna liiklust iseloomustasid liiklusõnnetused, mida oli õnneks tavapärasest vähem. Oli üksnes 4 tõsist liiklusõnnetust ja kahjuks on nende liiklusõnnetuste märksõnadeks taas joobes juhtimine ja lubatud sõidukiiruse märkimisväärne ületamine. Käesoleval nädalal jätkuvad teetööd seoses Gonsiori tänava rekonstrueerimisega ja seetõttu on suletud Türmpu tänav ja ümbersõit Lubja tänava kaudu. Käesoleval nädalal algasid ka tööd Tondi tänaval, mis on toonud linnaliiklusesse veel täiendavad muudatusi. Ja seoses Kaitseväe paraadi ja paraadi peaprooviga on käesoleval nädalal liikluspiirangud alates 23. veebruarist õhtul kella 7. Suletakse liikluseks Endla tänav alates Suur-Ameerika tänavast ja samuti Narva maantee alates Ants Laikmaa tänavast kuni mööda Pärnu maanteed Liivaleia tänavani. Ühissõidukid saavad sõita, kuid paraadi marsi ajal ühissõidukite liiklus ka peatub. 24. veebruaril hommikul 6.45 on liikluspiirangud Tallinna kesklinnas seoses lipuheiskamise tseremooniaga. Diplomaatiline korpus ja erilubadega sõidukid pääsevad Toompea lähedusse, kuid teistel külalistel palume jätta sõiduk pisut kaugemale ja tulla lipuheiskamist vaatama jalgsi. Ja järgnevaks räägimegi Tallinna liikuvuskavast liikuvuskava projektijuhiga Mari Jüssiga. Mis siis on Tallinna liikuvuskava? Tallinna liikuvuskava ehk siis täpsemalt Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse kava on selline strateegiline dokument või pikemaaegsem vaade selleks, et aru saada ja suunata seda meie igapäevast liikumist tervikuna ja vaadata erinevaid liikumisviise koos autoga liikumist, ühistranspordiga liikumist, jalgsi ja ühistranspordiga. Nii Tallinna kui ka siis meie naabervaldade vahel tekiks see ühtne nägemus, et mis suunas me seda linnaliikuvust tahame suunata. Kuidas võimalikult palju inimesi tervislikult liikuma panna ja kuidas võimalikult palju inimesi just isiklikust autost sõltumatult liikuma panna. Paljud televaatajad just küsivadki seda, et nad on ostnud omale uhke kalli uue auto ja nad ei saa aru sellest, et miks ei saa nagu väga vabalt sõita autoga. Et kas see liikuvuskava nüüd muudab midagi ja kui ta muudab, siis mida? No see on arusaadav, et need, kes on juba harjunud igapäevaselt autoga liikuma, et nende jaoks ongi oluline mugavalt igale poole autoga pääseda. Aga kui me vaatame nüüd Tallinna liikumismustreid, siis ligi kolmandik ikkagi tehakse jalgsi, ligi kolmandik ühistranspordiga ja kolmandik autoga. Et me ei ole lootusetult autostunud, et see on nagu ilmselge see, et kui me hoolitseme jalgsi käijate eest, hoolitseme ühistranspordiga liikujate eest, siis me saamegi parema ühistranspordi ja jalgsi käidava linna. Aga kui me hoolitseme ainult autoga liikujate eest, siis muutubki auto selliseks võib-olla ainumugavaks valikuks ja teiste linnade kogemus näitab, et see on linna konkurentsivõimele ja elukvaliteedile tervikuna ikkagi ei ole soovitav, et mida paremini inimesed saavad siin mitmeliselt liikuma, seda atraktiivsem see linn on tervikuna. Kas on üldse mõeldav selline lahendus, et ühe linna liiklus olekski lahendatud ainult isikliku sõiduauto lahendusena?
no ütleme nii, et paljud Ameerika linnad selles suunas just nimelt 60-ndatel või pärast teist maailmasõda liikusid ja praegu ollakse selles mõttes ummikus, et lihtsalt uute teede ehitamisega ja uute ristmike ehitamise ja teede laiendamisega seda ummikuprobleemi ei lahenda ja on vaja just seda linna enda elatavust ja atraktiivsust tõsta sellega, et inimesed võimalikult mugavalt siis teiste liikumisviisidega hakkama saaksid, et see on just selline ruumisäästlikkus on see põhiline teema, et me võime siin tehnoloogiaid arendada ja elektriautosid ja vesinikautosid ja isejuhtivaid autosid mängu tuua, aga seda ruumivajadust, mida autoga liikumine linnalt nõuab, et seda see ei lahenda. Aga mis motiveeriks inimest vahetama oma isiklikku mugavat sõiduautot näiteks bussi vastu? Et eks see inimese mugavus, kiirus, liikumise kiirus ja sellele liikumisele kulutatav raha, et need on need 3 põhikomponenti, aga nendest uuringutest siis tuli välja, et see tasuta ühistransport ei ole see nüüd põhiline präänik, mis autokasutaja sellest autost ühistransporti saaks, vaid ühtne liinivõrk siin Harjumaa ja Tallinnaga, et inimene ei peaks mõtlema, et kas vahepeal tuleb linnapiir ette või peab ta rongi pealt trammi peale istuma. Et kui me näiteks ühtsest liinivõrgust ja ühtsest piletisüsteemist räägime, siis ei tähenda lihtsalt seda rohelist kaarti, millega ma saan maksta sama kaardiga igal pool, vaid et ma ostan ühe pileti ja saan sellega maakonnabussides sõita, rongis sõita, ümber istuda trammi peale. Et selline vaba ja mõnes mõttes nagu piirideta liikumine ühistranspordiga on hästi oluline. Keskkond kujundab inimest, et kõigepealt nagu öeldaksegi, et linnaplaneerijad ütlevad, et kõigepealt inimene kujundab linna ja siis linn hakkab kujundama inimest. Paljud inimesed on täna kinni ikkagi selles mõttemallis, et on isiklik auto, oma igapäevane logistika rajatakse isiklikule autole ja on veel tükk maad minna sinnamaani, kuni hakatakse rohkem mõtlema ühistranspordi kasutamise peale, aga samuti ka jalgratta kasutamise peale. Mitu tundi peaks autojuht istuma autoga liiklusummikus, et hakkaks mõtlema selle peale, et võib-olla peaks ikkagi istuma ühistransporti, mis liigub kiiremini? Võib-olla viiendiku autokasutajatest ei muuda mitte miski. Et tehke, mis tahate selle ühistranspordiga, et tema autokasutust ei muuda. Aga võib-olla me peakski siis vaatama seda osa, kes on valmis muutma oma kasutust ja nende erinevate uuringutega me sellist seltskonda püüamegi nagu üles leida, et kus see künnis kõige madalam oleks. Ja paljudes linnades näitab see, et autokasutaja läheb pigem rongi ja trammi peale või jalgratta peale üle. Et mida rohkem on meil sellist häid rongiühendusi ja mida rohkem meil ka sellist planeerimist ja asustuse suunamist on rongipeatuste suunas, seda tõenäolisem on, et inimesed ikka hakkavad ühistranspordiga sõitma. Sai just räägitud sellest, et koostöö Tallinna ja lähivaldadega. Kas see Tallinna liikuvuskava projekt hõlmab ka mingit rahvusvahelist mõõdet? Me teemegi seda koostöös paljuski ka Helsingi linnaga ja Helsingi piirkonna transpordiametiga, et õpime ka nende kogemustest, et tervikuna on see selline 3-aastane ettevõtmine ja me oleme seal poole peal. Ja kui nüüd siis seda Helsingi kogemust vaadata, siis nad on just lähtunud sellest, et nende transpordiamet on regioonis, vaatab regiooni tervikuna, nendele Helsingi ja 14 lähivalda koos. Neil on ühtselt korraldatud see ühistranspordi liinivõrk. Ja mis on oluline, mida nad viimased 25 aastat on teinud, just teadlikult suunanud arendustegevusi, uusi elamupiirkondi, uusi kontoriarendusi juba olemasoleva rongipeatuste ja rongi- ja trammiühenduste lähedusse. Et iga 1000 inimest, kes sinna rongipeatuse lähedusse kolib, hakkab tõenäoliselt seda kasutama, aga nagu siin Harju liikumisviiside uuring ka näitas, et bussipeatus võib lähedal olla küll, aga need ühendused ei ole siis atraktiivsed
ja on just Tallinnast väljas Harjumaal on need liikumised ikkagi väga autokesksed. Eelmises saates käsitlesime sõiduki rehve. Kuna tuli mitmeid küsimusi seoses rehvidega, siis käime selle teema korra üle ja peatume just põhilistel aspektidel. No, talverehvil, kui on naastrehvid, siis on väga nagu kahtlust ei olegi, et kui on ikka tuntud tootja naastrehvid, et siis ta on mõeldud põhjamaisesse talvesse, sellepärast et näiteks Poolast alates naastrehvidega sõita ei tohi enam. Nüüd keerulisem on lamellrehvidega, sest lamellrehve on siis Kesk-Euroopa jaoks mõeldud lamellrehvid ja Põhjamaa kliima jaoks mõeldud lamellrehvid. Nende põhierinevus on kummisegust, tuleneb sellepärast, et kui Kesk-Euroopas on valdavalt ikkagi see talv selline, läheb natuke alla nulli ka, reeglina 0+5, siis seal võib kasutada tugevamat segu. Aga Põhjamaa talves, kus ikka võivad miinuskraadid minna seal mitmekümne miinuskraadini, siis kindlasti on vaja pehmemat kummisegu ja siis selle märgistuse kindlaks tegemine käib siis rehvi küljel oleva märgi kaudu, milleks on siis lumehelbekese kujutis 3 mäetipu keskel. Sest reeglina see on nagu tootjate poolt siis selline standardiks võetud. Järgnevaks räägime liikluspsühholoog Gunnar Meinhardiga liiklusraevust ja riskikäitumisest liikluses. Millised tunnused on need, mille järgi tunda ära liikluses sellist juhti, kes käitub palju riskialtimalt kui mõni teine juht? Ega selles mõttes konkreetseid punkte, mille pealt veel öelda, et näiteks seda värvi auto või mingil kellaajal mingisugune üks või teine juht, seda ei olegi võimalik teha. Üldjuhul liikluspildist hakkavad teatud liiklejad silma, minu pärast kas nad ei näita suunda, vahetavad väga sagedasti rada või ületavad punasega või mida iganes ja järgmisel foori tsüklis oled sa nii-öelda siis uuesti selle inimesega koos. Et kui juhtub üks kord, alati on küsimus, miks see juhtus, kuid kui see on süstemaatiline, et sõidad pikki mingisugust teed ja üks auto muudkui pendeldab, siis need juhid hakkavad kindlasti silma ja tõenäoliselt tulebki mõelda, miks inimene nõndamoodi käitubki. Kas siin ei või olla ka seda, et mõni juht kogemata unustab suuna näitamata ja teine põhimõtteliselt ei näita suunda? Aga kuidas nüüd kindlaks teha, et mina sõidan näiteks järgi, eks ju, minu ees olev autojuht teeb äkilisi manöövreid, ta suunda ei näita, eks ju, siis on ju võimalik kahtepidi suhtuda temasse, et kas ta on nagu liiklushuligaan, eks ju, või ta kogemata ei näidanud, et kas siin on mingisugune mõte või retsept autojuhile, et mitte tekitada liiklusstressi juurde? See on nüüd niisugune küsimus, mis võib-olla vajaks natuke lahti rääkimist. Mõte selles, et kui me räägime, väga levinud on selline sõna nagu liiklusraev, selles mõttes nagu mujal maailmas seda ei kasutata, on agressiivne käitumine ja kui rääkida agressiivsest käitumisest, siis on väga oluline see, et mis tahes agressiivse käitumise puhul on 2 konkreetset tunnust. Punkt 1 on see, et inimene peab tahtlikult midagi tegema ja punkt 2 on see, et inimene peab kedagi tahtma kahjustada. Kui need tingimused täidetud ei ole, siis tõenäoliselt agressiivsest käitumisest juttu ei ole. Ja nüüd, kui me vaatame inimesi, kes ei näita suunatuld, siis see on üks väljendusviis, millisel põhjusel suunatuld ei näidata. Tõenäoliselt see vajab eraldi uurimist, aga ütleme, et kui suunatuld ei näidata, siis see annab väga mitmeti tõlgendamisi liikluses ja väga levinud on kindlasti väärtõlgendused ja sellest tegelikult võib alata üks väga suur probleemide virvarr. Nii et selles mõttes ühest vastust ei ole, et miks näidatakse või miks ei näidata, küll aga tuleb alati mõelda, et mismoodi antud situatsioonis võiks käituda. Ja siin tasuks kindlasti iga situatsioon eraldi läbi vaadata ja läbi mõelda. Kas see või olla ka lumepalli efekt, et kui 1 või 2 juhti ei näita suunatuld, et see tingib ka selle, et järgmised ja järgnevad juhid ei näita näiteks suunda? Kas seal on mingi seos? Kui me tänast Eesti liikluspilti vaatame, siis tundub, et see lumepall on päris suureks läinud ja muudkui veereb aga. Et miks ei näidata, väga raske öelda, tegelikult oleks vägagi vaja informatsiooni anda oma manöövritest ja varakult, eks, et ma hakkan ühte asja tegema,
minema siit paremale ja paneb parema suunatule sisse ja sa tõepoolest pööradki paremale, mitte see, et sa paned parema suunatule sisse ja keerad vasakule, nagu ka aeg-ajalt juhtub, ka õppesõiduautodega, kuigi instruktorid on ka sõidukis ja nii edasi, et kindlasti on. Inimesed õpivad ja see õppimise mudel on see, mis nii-öelda haarab paljusid. Kui me näeme linna vahel sellist sõeluvat autot, mis kihutab punasest tulest punase tuleni, kas see on näiteks riskikäitumine või see ei ole riskikäitumine liikluses? Noh, niimoodi üldistada väga raske, kindlasti peab vaatama ikkagi igat konkreetset juhtu eraldi ja kui inimene nüüd süstemaatiliselt iga foori all nii käitub, siis tõenäoliselt midagi selle juhiga lahti on, eks tahaks mõelda, et mis see nüüd juhtunud ongi. Igapäevaselt liikluses me näeme, kuidas mõned juhid võtavad riske liikluses. Kas need riskid liikluses, mida võetakse sõidukiiruse ületamise näol või ootamatu ja järsu rea vahetamise näol, kas need ikka tasuvad ennast ära? Järgnevaks räägime liikluspsühholoog Gunnar Meinardiga riski vältimise teemadel. Neid riski vältimiskoolituse teeme alates 2007. aastast. Koostöös Maanteeametiga, kes on siis eestvedaja ja koostöös Politseiametiga, kes siis teeb ka kaasa. See koostöö on pikki aastaid käinud, me oleme väga palju koolitusi teinud, väga hea koostöö on ja selles mõttes tulemus on nüüd niisugune, et see koolitus on aegruumis arenenud ja tänasel päeval, kuna ajafaktor on väga oluline, siis on kindlasti see koolitusmudel ka muutunud ja tõepoolest küsimustik on tulnud mängu. Selleks, et hoida aega kokku, saada mingisugust pilti inimeste nägemusest, enda käitumisest, et kus võivad vead sisse tulla ja tõepoolest, ütleme, selline suur pilt on niisugune, mis siis vastustena välja koorub, et inimesed arvavad paljudest asjadest vääralt. Näiteks ühe korrelatsiooni võib välja tuua, et valdav hulk inimesi püüab pakkuda vastuseid või eeldab, et pidurdusmaa on suhteliselt lühikene. Kui me nüüd mõtleme sellele, milline on liiklusõnnetuste statistika, siis liiklusõnnetuste statistika näitab meile seda, et valdavalt on tagant otsa sõidud. Kui me nüüd kaks asja kokku panema, siis saame öelda, et võib-olla siit on ka mingisugune seos välja tulnud. Teine väga oluline asi on see, mis küsimustiku pealt välja tuleb, et valdav enamus inimesi ei oska reaalselt hinnata alkoholi mõju organismile. Kui me nüüd mõtleme jällegi sellele, kui palju meil on joobes juhte, siis saab siit ka võib-olla ühe korrelatsiooni välja tuua. Ehk siis, kui natukene üldistada, võiks öelda, et inimesed tahavad olla või püüavad olla võib-olla head ja mõtlevadki, et asjad ongi elus ilusad, ma saan kõigi kenasti hakkama, aga reaalsus on see, et on vaja natukene teistsugust informatsiooni. Ehk siis võib-olla näiteks ühe momendina tasuks välja tuua selline olukord, kus ütleme, hea liikluskultuuriga riikides Euroopas on olemas ka vastavad õpikud. Näiteks, et see on juba suhteliselt vana lugu, et Eestis ei ole liiklusõpikuid. Et on kõik väga interaktiivseks läinud, ehk siis puudutatakse teatud küsimusi selleks, et saada riiklikul eksamil läbi ja siis vastav õppeformaat on tõenäoliselt kui selline, aga ütleme, et sellist põhiteadmist, baasharidust väga head võib-olla ei pruugi saada seeläbi. Nüüd Lääne-Euroopas on olemas ka nii kategooria kui täiendkoolituse materjalid, väga mahukad, väga paksud, nii et on võimalik iga kellel iganes minna näiteks raamatupoodi, soetada endale siis õpik ja teha siis selgeks, kuidas üks või teine asi käib. Vahel ei ole vaja ka mitte selgeks teha, vaid vahel on vaja lihtsalt võtta mõni situatsioon ette, et vot näiteks oli selline olukord liikluses, et kuidas nüüd õpikusti kirjeldatakse näiteks. Meil kahjuks sellist võimalust ei ole. Ei ole noortel juhtidel, kes on minemas sellele teele, et hakata juhiks, et saada alghariduspaika ja ei ole ka nendel juhtidel, kes võib-olla on juba pika staažiga, aga tahaks natukene värskendada ja vaadata, et ahah, et mis nüüd uut on, et see on võib-olla selline kitsaskoht. Mis on see peamine põhjus, miks ikkagi joobes inimene istub rooli ja sõitma hakkab? Ometigi ta teab, et see on ohtlik ja ometigi ta teab, et see on keelatud.
ühest vastust ei ole. Võib taandada teatud hulga inimeste joobes juhtimise sellele, et inimesed on väga sportlikud ja nad arvavad, näiteks kui me toome mingisuguse sellise levinud näite, seal üks õlu, üks kerge jook või 2 õlut, et mis see siis on, et joon ära ja ega siin palju aega vaja ei olegi, juba võin rooli istuda. Tegelikult selle koha peal tehakse päris suur komaviga, et selline 5% poole liitrine õlu reaalses praktikas, kui me räägime promillidest, mis ei ole välja hingatav õhuga üldse seotud, siis inimeste jaoks muidugi on, kes siis käivad koolitustel või ka nii-öelda inimesed tänavalt, ei ole vahet, kas on välja hingatav õhk või on promillimäär, eks ju, et siin juba tekib selline esimene veakoht, kuid üks õlu Eestis mõõdetavate markerite järgi mehe organismist läheb välja suurusjärk 3 tundi. Kuigi saunajuttudes, linnalegendides on siis see, et tund aega või 1,5 tundi, mõnel puhul 2 tundi ja mis ta siis on, et on üks õlu välja läinud, et see on selline üks viga. Nüüd selline sportlikkus võiks lahterdada on üks teema. Teatud osa rahvast istub rooli teadlikult, nad ütlevadki, et olengi olnud purjuspäi ja ma tean, et ma jõin, aga on vaja sõita. Ja mõned on siis sellised, kes arvavad, et mis ta siis on, et siin võib-olla natukene liikuda ja võib-olla väga suur promill ei ole ja ega see siis nagu väga hull ka ei ole. Nii et, ja muidugi on veel igasuguseid muid näiteid, kus siis kästakse rooli istuda ja igasugused muud rumalad situatsioonid, mis on juhtunud. Et ütleme, et selline joobes juhtimine on väga suur selline probleemide virvar. Juhul kui olete tarbinud alkoholi, siis enne kui asute roolima, on kõige parem seda ikkagi üle mõõta. Me loeme väga sageli liiklusuudiseid, kus kirjutatakse sellest, et liiklusõnnetusest sai nii mitu inimest raskelt vigastada. Ja sellega kogu uudis lõpeb. Tegelikult algab sealt nii mõnegi inimese jaoks elumuudatus, mis on väga raske. Järgnevaks räägime Marek Rüütliga, kes on aheldatud ratastooli kogu eluks liiklusõnnetuse tõttu, mis oleks võinud olla olemata. Marek, ma tean, et te osalete riski vältimise koolitusel. Mida te räägite nendele noortele, kes tulevad uljalt kuulama seda koolitust, milles teie osalete? Ma räägin siis seda, miks mina olen ratastoolis, kui ta see juhtus, miks see juhtus ja mis sealt edasi saab. Et iseendast ja oma elust. Aga mis siis teiega juhtus? Juhtus see, et 23 aastat tagasi sattusin liiklusõnnetusse. Õhtul oli pidu, võtsime napsi, tegime nalja. Vastu hommikut oli vajadus sõita sealt PO-kohast Tartusse. Poolel teel jäin magama. Sõitsime autoga Laagast Kurist välja, üle katuse. Mina lendasin autost välja, sõbrad jäid autosse kinni. Edasi haiglas ärkasin. Öeldi, et mul on seljaaju kahjustus. 3 kaelalüli murdsin ära. Jumal tänatud, et sõbrad jäid terveks. Rullumise käigus jäid nad autosse kinni, nii et nad väga viga ei saanud. Natuke põrutada šoki. Arstid ütlesid, et omal jõul enam voodist välja ei tule. Et edasine elu veereb, möödub voodis olles. Kas te oleksite tollel õhtul midagi teinud teistmoodi? Oleks on paha poiss. Nüüd tagantjärgi mõeldes kindlasti oleks pidanud tegema teistmoodi. Ja sellepärast ka meie koolitus on ellu kutsutud, et ei oleks seda oleksit, vaid noortel inimestel olekski kindlad seisukohad, et purjus peaga sõitmine ei ole normaalne, see ei ole aktsepteeritav. Purjus peaga sõitmist on väga lihtne võrrelda samasuguse tegevusega nagu Vene ruleti mängimisega. 1 kord läheb hästi, 2 korda läheb hästi, aga 5 korda enam ei pruugi minna.
Kas te olete mõelnud või mõtlesite varasemalt sellist mõtet, minuga ei juhtu? Kindlasti. Kõik noored mõtlevad, et nendega ei juhtu. Nemad on purunematud, nemad oskavad väga hästi sõita, nende sõbrad oskavad väga hästi sõita. Load ei sõida ja ainult mehed sõidavad. Need, kes õnnetusse satuvad, need on idioodid ja ei oska autoga sõita ja nii edasi. Et see mõttemaailm on kõigil üks, sest sellise liiklusõnnetuse tagajärjel inimene ei riku mitte enda elu ainult ära, vaid ta rikub ära ka oma lähedaste elud, sest need lähedased peavad hakkama selle inimese eest hoolt kandma. Mis mõtted teid tabavad, kui te loete näiteks ajalehest, et jälle joobes juht sõitis teelt välja, keegi hukkus, sellised uudised? Mis tunded on? Ma üritan vältida neid lugusid lugemast. Tunded on rasked, sest tuska teeb, et inimesed ei mõtle, mida nad tegelikkuses teevad ja kuida nad teevad. Mõned arvavad vist, et nad on purunematud, aga paraku inimene on selles liikluses kõige nõrgem. Teil on subjektiivne kogemus liiklusõnnetusest. Milline soovitus oleks liiklejale, kes ületab sõidukiirust, kes täna istub ikkagi joobes rooli? Mitte teha seda, mitte mängida oma eluga, mitte mängida teiste eludega. Kas see võetud risk liiklusest tasub ennast ära? Kindlasti ei tasu. Kui sa oled napsine ja sul on vaja liikuda punktist A punkti B, siis ma arvan, et Tallinna piires läheb see taksoga maksma 30 eurot maksimum. Minu üks ratastulirehv maksab rohkem kui 30 eurot. Aga mul läheb neid aastas päris mitu. Hea liikleja, kui on teema, mille käsitlemine liiklussaates tõstaks liiklusohutust ja oleks näitlik ka teistele, siis palun kirjuta meie Facebooki kodulehele ja anna endast märku. Soovime teile meeldivat ja ohutut liiklemist.